Õpetajate palk ja suur koormus on Eestis igipõline murekoht. Möödunud aastal sai õpetajatel lõplikult mõõt täis ja üle-eestiliselt tuldi korduvalt tänavatele. 10 meeleavaldused krõbedas pakases ja koguni Eesti ajaloo pikim 9-päevane streik. Tulemuseks uus palga alammäär 1820 eurot ja lubadus, et haridusministeerium töötab välja õiglase karjäärimudeli. Seesama õiglane karjäärimudel raiuks aga uuest aastast alustavate õpetajate ehk ilma magistrikraadita pedagoogide palgast pea 1000 eurot, jättes summaks 886 eurot bruto. Minu jaoks esiteks tähendaks seda, et ma peaksin ütlema ei oma korterile, mida ma olen värskelt ostnud, et paraku juhtub nii, et ma ei saa maksta seda korterilaenu ja see oleks totaalne elumuutus minu jaoks, et ma peaksin mõtlema isegi tõenäoliselt ametimuutusele, mida ma tegelikult ei tahaks teha, sest ma armastan oma tööd, ma armastan tööd koos noorte ja lastega. Karjäärimudeli loomisega tahame me võimaldada arenguteed igale Eesti õpetajale. Karjäärimudel arvestab kindlasti õpetaja professionaalset taset, tema arenguvõimalust ja loob siis talle võimalusele juurde ka seda arvestava palgakomponendi. Karjäärimudeli järgi jaguneks pedagoogide karjääriredel 4. Alustav õpetaja, õpetaja, vanemõpetaja ja meisterõpetaja. Mida on professionaalsem õpetaja, seda kõrgem võiks olla ka tema palk tulevikus, ehk et vanemõpetaja tasemel on see juba 10% kõrgem kui õpetaja palga alammäär ja meisterõpetaja karjääriastmel oleval õpetajal siis juba 30% kõrgem. Tänaste numbrite juures teeks see brutopalgaks vastavalt 2002 eurot ja 2366 eurot. Selliste numbriteni jõuab aga ainult vastava kõrghariduse ja lisakutsetaseme omandamisel. Ehk teisisõnu, karjääripööraja või otse koolipingist tuleva õpetaja jaoks tähendab see enne aastate pikkust tööd. Anastasia, kes sai hiljuti bakalaureuse kraadi ning töötab juba 3. aastat bioloogia õpetajana, sõnab, et tema jaoks tekitab praegune karjäärimudel tuleviku suhtes palju ebakindlust ja ärevust. Minu jaoks näiteks, kes peaks edasi minema õppima, et kas ma lähen päriselt edasi õppima, kas see amet on päriselt see, mida ma tahan teha, et kas riik ja ühiskond väärtustab mind, et paraku on nii, et mõtted liiguvad sinna, et peaks muutma täielikult oma elu. Naine lisab, et tal ei ole kindlust, et uue kõrghariduse omandamine ehk täiskohaga töötades pika tunnetu tööd on seda väärt, kui uus karjäärimudel võtab tema palgast järsku 1000 eurot maha. Samas olukorras on veel üle 4200 töötava õpetaja, kel kvalifikatsiooninõuet hetkel ei ole. Kui praegu võib jääda mulje, et õpetajad ei soovi üldse karjäärimudelit, siis ei. Soovivad küll, lihtsalt mitte sellist. On vaja nii-öelda karjäärimudelit, aga see peab olema väga hästi läbimõeldud ja seda ei saa niimoodi korraga teha kiiresti sõrmenipsuga. Hanna Šuba-Reinsalu sõnab, et karjäärimudel ei tähenda automaatselt, et kõikide alustavate õpetajate palgast 1000 eurot maha arvutatakse, kuid tõesti seadus ei kohusta enam koolipidajad ilma kvalifikatsioonita õpetajatele alammäära maksma. Aga tänane tööturg ja meie koolijuhtide kompetentsus igal juhul toetab seda, et ka kõik alustavad õpetajad oleksid motiveeritud koolis oma tööd tegema. Vastavad muudatused on esimene samm selleks, et koolid ja koolijuhid koos koolipidajatega saaksid ümber mõtestada oma koolides töö- ja palgakorraldused. Õpetajate karjäärimudel on planeeritud rakenduma 2026. aastast. Riigikogu hakkab selle üle hääletama 3. detsembril. MTÜ alustavat õpetajat toetav kool saatis parlamendile avaliku pöördumise, millega paluti eelnõu maha hääletada ning loodud on ka rahvaalgatus, millel on tänaseks üle 70 allkirja.